Kas sina teadsid, et siinsamas Tartu kesklinnas minu selja taha jäävas taskuhoones tegutseb Eesti 10. ükssarvik? Nende nimi on Clia. Clia on asunud maailmas muutma seda, kuidas ettevõtted suhtlevad oma klientidega. Mina olen Põlva gümnaasiumi koolijuht Raul ning lähen haridusjuhtide praktikaprogrammi raames järgmise 10 nädala jooksul uurima, mida nad seal täpsemalt teevad. Teate, ma olen 24 aastat juhtinud inimesi, vedanud eest ja tõuganud tagant. Ja paraku on kuidagi juhtunud niimoodi, mitte küll valitult ja teadlikult, aga see kõik on toimunud riigisektoris. Ma olen 20 aastat olnud kaitseväes, aastakese vanglateenistuses ja nüüd juba päris mitu aastat kooli juhtinud. Ma ei ole mitte hetkegi veetnud aega erasektoris. Ja täpselt see tõigi mind siia haridusjuhtide praktikaprogrammi, et näha, kuidas asjad eraettevõttes käivad. Kui ma praktikaprogrammiga liitusin, siis ma olin endale seadnud 3 suuremat eesmärki. Esimene neist oligi see, et näha, kuidas moodi erinevad protsessid eraettevõttes toimuvad. Teiseks oli see, et ma tahtsin väga näha, kuidas moodi toimub edukas kogukonna kaasamine ja suhtlemine kogukonnaga. Seoses selle eesmärgi täitmise saavutamisega mulle meeletult meeldis see, kui palju siin inimesed püüdsid kaasa mõelda ja lahendada seda probleemi, mis tegelikult on minul ja minu koolil ees ja ei ole isegi Clia asi. Aga mul tänaseks on umbes 6 lehekülge erinevaid ideid, mida kõike ma võiksin oma koolis teha selleks, et olla paremini pildis ja saavutada siis parem ühendus kogukonna liikmetega. Ja see 3. eesmärk, milleks oli täiesti egoistlikult iseennast juhina arendada, ma arvan, et see sai vist kõige paremini täidetud. Sellepärast, et täiesti algusest alustades, kui ma siia Cliasse tulin, ma sain kogeda seda, kuidas moodi siin võetakse vastu uusi inimesi, kuidas neid sulandatakse oma töökollektiivi. Tehakse kõik selleks, et inimene võimalikult kiiresti saaks ree peale, saaks aru, kuhu ta sattunud on ning suudaks luua endale töö juures oma suhtlusvõrgustikku. Lisaks sellele, et neid väga hästi võeti vastu, ma sain osaleda Clia juhtidele mõeldud liitprogrammis. See on hämmastav tegelikult, kuidas üks ettevõte näeb vaeva, et kõik oma uued, kas värvatud või siis edutatud juhid viia ühele juhtimise tasemele või ühtsele arusaamale. Rauli mentordamine on olnud väga meeldiv kogemus ja sellesse on panustanud lisaks minule veel väga palju erinevaid inimesi. Raulil oli nii digimentor, Clia sõber, koordinaator kui ka väga palju erinevaid juhte, kes jagasid oma kogemust ja aitasid tema arengule siinsel teekonnal kaasa. Clias veedetud 10 nädala jooksul oli mul suurepärane võimalus jälgida, kuidas moodi tagatakse see, et ettevõtte omanike seatud eesmärgid, visioonid, missioonid ning samamoodi ettevõtte põhiväärtused viiakse iga üksiku Clia töötajani. Mulle väga meeldis see, kuidas igal Clia töötajal on võimalus oma juhiga üks-ühele kohtuda ja läbi selle aru saada paremini, mida juht mõtleb ning mida ta oma töötajalt ootab. See on kindlasti üks asi, mille ma proovin sisse viia ka enda koolis, kas just sellisel kujul, aga mingisugusel sarnasel moel. Ma sain küll Clias väga palju erinevaid protsesse vaadelda, erinevate juhtidega vestelda ning uurida sügavamalt, kuidas ettevõte töötab, aga ma ei istunud niisama käed hüppes ja jalg üle põlve, vaid tegelikult sain ka mõnes ettevõtmises kaasa lüüa. Raulil õnnestus Clia sõbra programm uuele tasemele viia, korraldada tudengikülastus ja samas panustada ka personalivaldkonna otsuste tegemises. Tänan sind, Raul, et olid alati avatud kõike uut õppima ja kogema, samas ka jagama oma teadmisi ja tagasisidet ja mis peamine, jagama ka oma kirge investeerimisse. Aitäh, et meiega liitusid, meie elu rikastasid ja meiega oma kogemusi jagasid ning soovime sulle edu kõikide oma ideede ellurakendamisel juba koolis.